Et ma prooviks siis tunni 20 jooksul avada veidike energiakogukondade teemat ja avaks seda ainult KOV-ide vaatepunktist lähtudes. Et miks KOV-id seda teemat uurima peaksid ja kuidas nemad sellesse suhtuvad. Et ekraanile ka väike päevakava, mis teemat prooviksin tunni 20-ga läbi käia. Ütlen ette ära, et slaidid on suhteliselt tekstitihedad ja on täiesti vastuolus sellega, et milline üks esitluse slaid olema peab. Panin nendele suhteliselt palju tihedas kirjas teksti, arvestusega, et teile jääb see materjal kätte. Et tänase töötoa mõte ei ole mitte teha sellist showroomi, vaid pigem, et need slaidid aitaksid meid arutelul natuke süstemaatiliselt edasi minna, et pärast see materjal jääks teile ka nii-öelda kasutuskõlblikuna alles. Kuna ma teid ei näe, siis olge hea, kui teil on küsimusi, küsige kohe. Et mikrofon lahti ja kohe küsige, ma arvan, nii on kõige parem. Ja siis niimoodi prooviks selle tänase töötoa läbi käia. Alustan nagu üldisest, et miks pagana pärast meil üldse on vaja sellel teemal rääkida. Miks see energiakogukondade teema üldse laual on. Et mulle meeldib see ühest välismaisest materjalist võetud illustratsioon, kus on lihtsalt näidatud, et tegelikult on muutumises kõik energia ja elektrisüsteemi osa. Alustades tootmisest, kus näiteks Eestis varasemalt tuli meil elekter Kirde-Eestist, siis nüüd on elektritootmist igas Eesti nurgas, päike, tuul, biogaas. Elektri tootmine hajub laiali üle terve Eesti. Teine on elektriturg. Et kui varem suhtlesime Eesti Energiaga, siis nüüd lisaks Eesti Energiale peame suhtlema Elektrileviga, siis on tekkinud sinna Alexela, siis on tekkinud sinna Eesti Gaas ja siis aeg-ajalt AK-s räägitakse Nord Poolist. Ehk siis neid osalisi, kes elektriturul toimetavad, ka neid on oluliselt rohkem. Elektrivõrgud ja ülekandeliinid. Et väga aktuaalne teema. Tahaks teha päikeseparki, aga ei saa. Jaotusvõrk ei võta vastu. Ehk siis me oleme selle teemaga, peame tegelema. Ja kindlasti elektrivõrk muutub ka siis, kui meie süsteemi hakkavad tulema ka taskukohased akusüsteemid, salvestusseadmed. Siis muutub varasem elektrijaotusvõrk ja ülekandevõrgustik hoopis teiseks. Elektrivõrgustik ei ole enam ühesuunaline tootjalt tarbijale, vaid et kuna tarbija võib olla ka tootja, hakkab elekter liikuma kahes suunas. Ja see paneb oluliselt teise ülesande ka elektrijaotusvõrgule. Ja kõige lõpus loomulikult iga majapidamine eraldi. Põhimõtteliselt igaüks meist võiks oma maja katusele panna päikesepaneelid, hakata ise tootma. Päikesepaneelid on õnneks juba taskukohase hinnaga ja väga paljud seda ka teevad. Ehk siis üldistades võiks öelda, et kõik elektrisüsteemi osad on muutuses. Kuhu see kõik välja jõuab, ausalt öeldes ei tea. Kindlasti tuleb muudatusi veel, aga paraku kõik teemad KOV-i laualt jooksevad läbi ühte või teistpidi ja KOV-i inimesed nende teemadega tegelema peavad. Prooviks täna veidike avada energiakogukondade teemat. Alustan sõna tagumisest poolest.
et mis asi on kogukond. Õnneks kogukonna definitsiooni, kui suur, kui väike või kus, tegelikult ei olegi. Iga kogukonna piirid tõmbab kogukond ise. Kas me oleme üks kortermaja, üks asula, üks tänav, üks maakond, kogukonna piiri tõmbavad inimesed ise. Ja kogukond ei pruugigi olla üldse seotud mingisuguse geograafilise asukohaga. Kogukond võib olla ka mingisuguse sõpruskonna liikmed, mingi koguduse liikmed, ühtsed kas või perenime omavad inimesed. Ja mida ma kindlasti näen, on see, et energiakogukonna liikmeks võivad olla ka kohalikud ettevõtted ja ka kohalikud omavalitsused, ka nemad. Sest ka nemad võivad olla ise elektritootjad, elektritarbijad ja elektritootmist ja elektritarbimist võib kogukonna sees teha koos. Mis see tähendab energiakogukond, mida ta siis teeb? Lihtsustatult öeldes rajab endale energia tootmise, toodab seda, jaotab seda, müüb seda. See on see, millega energiakogukond tegeleb. Tullakse kokku eesmärgil toota endale ise energiat. Kust on tulnud definitsioonid, et energiakogukond ja taastuv energiakogukond, ma alustan natuke ülevalt poolt, et kõik on saanud alguse Euroopa Liidu Green Deal direktiivist, mis siis andis liikmesriikidele ette suunised, mille nad peavad kohaldama enda riigisisesesse seadusandlusesse. Sealt on tulnud ka hetkel toimivad energiakogukondade definitsioonid ja neid on 2. Kui te küsite, miks neid on 2, siis selgitus sellele on see, et energiakogukondade teemal andsid Euroopale sisendid nii looduskaitseorganisatsioonid, keskkonnaorganisatsioonid ühelt poolt ja teiselt poolt olid energiafirmad ehk 2 suurt lobirühma. Ühtses definitsioonis kokkuleppele jõutud, aga jõuti kokkuleppele, et on 2 energiakogukondade tüüpi. Üks neist on taastuv energiakogukond, mida iseloomustab see, et nad tegelevad ainult taastuvenergiaga ja kogukonnal on geograafiline mõõde. Ehk siis teda on võimalik piiritleda konkreetse asukohaga. Ja taastuvenergia kogukond on väga rohujuure tasandil ja taastuvenergia kogukonnas ei ole energeetikaettevõtteid ja suurettevõtteid. Ehk ta on nii-öelda kodanike enda kogukonnad. Teisel poolel veidike laiem energiakogukonna definitsioon on kodanike energiakogukond ja seal on mängumaa veidike suurem. Ei ole geograafilist mõõdet ehk kogukonna liikmed ei pea olema seotud ühe konkreetse asukohaga ja seal võivad osaleda ka energiaettevõtted, kohalikud omavalitsused ja teised. Et selles mõttes 2 eraldi definitsiooni ja niimoodi paralleelselt nad ka nüüd Eesti seadusandlusesse sisse toodud on. Samas neil on olulised ühised omadused, et energiakogukonna eesmärk, primaarne eesmärk ei ole mitte kasu teenimine, vaid pigem elektri tootmine enda tarbeks, saavutada kokkuhoid ise tootes, salvestada taastuvenergiat toota ei saa ja siis müüb kogukonna siseselt või siis ka välja.
oluline termin kogukondlikus formaadis on see, et liitumine on vabatahtlik. Kes soovib, see liitub, kes ei soovi, see ei liitu. Euroopa Liidu direktiivist tulenevad tingimused pidi iga Euroopa liikmesriik oma seadustesse viima. Eestis need EU Green Deal direktiivi tingimused on, ma ei oskagi öelda seda õiget sõna, laiali jaotatud mitmesse erinevasse seadusesse. Näiteks taastuvenergia kogukond on sees energiamajanduse korralduse seaduses, mis Riigi Teatajas avaldati alles hiljuti 18. mail. Samas energiakogukonnad on ära toodud elektrituru seaduses. KOV-ide elu peamiselt reguleeriv KOKS, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses, hetkel ühtegi sellist eraldi peatükki või kirjet kogukonna energeetikast ei ole. KOKS on hetkel Rahandusministeeriumis täiendamisel, et pigem mu küsimus nii-öelda auditooriumil on ka, et kuidas te hetkel tunnete, kas kogukonna energeetika peaks eraldi ka KOKS-is kuidagi välja toodud olema või mitte? Et kuidas te tunnete? Sellega mina isiklikult näiteks ei oskaks sellele vastata, sest et ma ei tea, kui palju KOKS-is on muud sarnased ühingud välja toodud. Klassikaliselt KOV-idel on mingisugused seosed veeettevõtete ja näiteks mingi soojaettevõtetega. Et need ilmselt ju ka KOKS-is eraldi välja toodud ei ole, et nad käivad siia samma äriühingute alla. Ma lihtsalt võib-olla natuke nügin sellesse teemasse, et kas KOKS-is peaks olema nii, et kõik, mis ei ole keelatud, on lubatud või et lubatud on ainult see, mis on KOKS-is kirjas. Et kuna see kogukonna energeetika on uus asi, et kas see, et KOV-id sellega tegeleksid, kas oleks lihtsam, kui ta ka KOKS-is mainitud oleks või ei ole? Kuna neid kaasuseid vist veel väga ei ole olnud, siis on raske kohe esimese hooga arvata, et mis need takistused võiksid seal olla. Et ilmselt ei ole palju omavalitsusi, kes oleks sellega juba süvitsi tegelema hakanud. Eks ta ausalt öeldes ongi vaata see seis, et selliseid case study'sid veel ei ole, ta ongi uus teema, kus veel otsitakse seda, et kui palju ja mis osas ta KOV-i laual on. Et lahtise vastusega küsimus. Et kuidas KOV-i poolt paistab. Et ega kindlat nii-öelda seisukohta ei tulnud siit ka eelmistest töörühmadest, et kas nüüd peaks olema või peaks. Pigem tõdeti, et senimaani ei ole see seganud ja omavalitsused on energeetika teemadega saanud tegeleda. Aga miks peaks kohalik omavalitsus energiakogukondade arengut toetama, sellega tegelema? See on väga tihe slaid, väikese šriftiga proovisin mahutada ühele slaidile kõik võimalikud viisid. Kas te oskate tuua siit välja mõne, mida siin ei ole mainitud? Või oskate öelda, mis siin ei peaks olema? Siin eelmisest töörühmast tuli välja, et võib-olla peaks eraldi välja tooma selle, et on kokkuhoid. Et KOV-ile tekib kokkuhoid, kui ta energiakogukondade arengut toetab ja ise selles osaleb. Et selle eraldi välja tuua, et
selle sinna veel juurde lisada. Aga mulle endal meeldib nagu keskenduda sellele viimasele reale, et kõige tähtsam on see, et võimalikult palju raha jääks kohalikku kogukonda. Et see, mida on võimalik koha peal toota ise, kõik see raha jääb kogukonda tiirlema ja kogukonnas üldiselt on rohkem vahendeid, kuidas kogukonda ja KOV-i arendada. Et kõik see raha, mis me elektri eest praegu maksame, see liigub KOV-ist välja. Ja kui mõelda edasi veel sellele, et kui elektriautode levik mingite aastate pärast ka laiemalt levib, et kõik see raha, mis me hetkel bensiinile maksame, et kui see raha jääks kohalikku kogukonda tiirlema, kogukonna enda kätte, siis ta kindlasti annab kohalikule omavalitsusele palju uusi võimalusi, mis hetkel nii-öelda rahaliste ressursside taha kinni jäävad. Natuke provotseerivalt toon siia sisse ka nii-öelda teema, millest mitmed kohalikud omavalitsused ei pääse ei üle ega ümber. Tuulepargid. Et hetkel käib paljudes omavalitsustes üldplaneeringute värskendamine ja seoses sellega soovitakse paika saada ka tuuleenergiaks sobilikud alad. Et päris paljudes omavalitsustes on nii KOV-i ja kogukonna vahel aktiivne diskussioon, kus ja kuidas seda konkreetses KOV-is teha. Et paraku teema, millest kohalik omavalitsus kuidagi mööda minna ei saa, tuleb tegeleda. Et ma nüüd selles mõttes teid otse läbi ekraani ei näe, aga kas kellelgi teie juures, teie omavalitsuses on tuuleparkide teema hetkel kuidagi laual? Kui ei ole, siis ei ole. Selles mõttes, aga ütleme nii, et väga suur osa kohalikest omavalitsustest hetkel selle teemaga tegelema peab. Ja see lisaklausel, mille mina sinna diskussiooni juurde tooks, on see, et energiakogukonnad võiks olla see kogukonda kokku liitev formaat, kes siis osaleb kohaliku omavalitsuse ja tuuleenergia arendaja vahelistes läbirääkimistes. Sest siis on võimalik leida kiiremini ühisosa ja loodetavasti saavutada ka kõikidele osapooltele sobilik kokkulepe. Sest mis nagu, kuidas öelda, osad KOV-id on nagu kahe tule vahel, et ühtepidi on oluline paika saada nii-öelda riiklik eesmärk taastuvenergia tootmises, samas kui kohalik kogukond on tuuleenergia projektide vastu. Et väga kriitiline olukord, avaliku info põhjal me kõik teame, mis hetkel ristil toimub, kus on asi läinud väga teravaks ja ühist meelt leitud ei ole. Samamoodi ka seoses meretuuleparkidega nii Saaremaal kui ka Häädemeeste vallas, et otsitakse seda ühist huvi ja koostöö kokkulepet. Et energiakogukonnad annaksid võimaluse selle kohaliku kogukonna arvamuse koondada ühte ja tegelikult tagada ka kõikidele majapidamistele sellise ühtse pakkumise. Et see võiks olla kindlasti üks viis, kuidas nii-öelda selline kuldne kesktee leida. Ja oluline on ka see, et kui siis ei räägita ainult rahast ja minu kasust, vaid et seoses sellega tõuseb ka nii kogukonna kui KOV-i üldine teadmus elektriturust ja selle toimimisest
sest pääsu sellest ei ole. See slaid ei ole võetud kuskilt raamatust ega teooriaga kinnitatud. Tunnistan, ise tegin tuginedes tagasisidel, mis ma avalikel koosolekutel ja KOV-idel suhtlemisega saanud olen. Et kuidas kohalik omavalitsus saaks energiakogukondade teemal kaasa rääkida. Et kas kohalik omavalitsus on passiivne, ei takista, laseb kogukonnal tegutseda, aitab kogukonnal toimetada. Teine, et ka toetab aktiivselt, innustab, julgustab, aitab korraldada kokkusaamisi, kutsub eksperte, korraldab kogukonna päevasid. Ja siis kolmas, kuhu tegelikult ju võiks välja jõuda, on see, et omavalitsus on ise ka energiakogukonna liige mingiski vormis. Ehk siis ta osaleb ka ise aktiivselt energiakogukonnas. Mul ei ole siin seda nii-öelda esimest astet, et ma ei tea ühtegi kogukonda, kohalikku omavalitsust, kes nii-öelda vastu töötaks. Ei, energiakogukondasid meil vaja ei ole, taastuvenergeetikat meil vaja ei ole. Selliseid omavalitsusi pole veel näinud. Aga just, et kui suures osas kohalik omavalitsus kaasa räägib, see on erinev. Ja et eks selle aktiivsuse taseme peab iga kohalik omavalitsus ise leidma. Et kuidas te ise tunnete, kuidas teie omavalitsuses on? Kui te ka ise seal ei tööta, siis näiteks see, et kui te elate mõnes omavalitsuses, et kas te tunnetate, et kohalik omavalitsus teemaga tegeleb või ei tegele? No meie omavalitsuses sellisel kujul ei ole kindlasti seda käsitletud. Samamoodi, et keegi ei ole kindlasti ka kätte ette pannud, aga ühtegi projekti küll ei ole teada, et oleks kogukonnast tulema hakanud. Ja kindlasti omavalitsus ka ei pushi praegu seda. Küsin kohe lihtsalt kõhutunde pealt teie arvates. On see hea või halb? Mida te ootate KOV-ilt? Kas tahaksite, et see nii jääks või te tahaksite, et KOV natuke nügiks seda teemat? On raske vastata, sest ma ise olengi KOV, aga ei, selles suhtes ootus loomulikult on, et tegelikult loomulikult peaks ja võiks. Ei ole, ma arvan, ei ole, samamoodi nagu ütlesite ka, et ega sihukest omavalitsust ilmselt ei ole Eestis ka naerat, kes ütleks, et ei, et me ei taha seda kindlasti teha. Pigem ongi jälle see, et mis need võimalused on ja mis, et siin on väga palju asju kinni nagu inimressursi taga, et meil ei ole kohalikus omavalitsuses klassikalise suurusega. Eesti kohalikus omavalitsuses tõenäoliselt ei ole sellist inimest, kellel oleks ka head tausta sellise teemaga tegeleda ja vaba ressurssi hakata seda süsteemi nagu üles ehitama või koordineerima, kuskilt otsast isegi sellega nagu tulema. See on nagu võib-olla tõesti see takistus praegu. Tegelikult ma ise sihingi täpselt tunnistame, et see on uus teema, ega need energiakogukond ei ole, et kuidas saaks teemaga nagu liikvele. Et me oleme selles faasis. Ja siin eelnevates töörühmades on öeldud, et hea oleks nagu case studysid. Et kui keegi kuskil käima lükkaks, siis hea meelega uuriks. Vaataks, kuidas tehakse, prooviks ka, et kuidas nii-öelda see rong liikvele lükata. Case-studyde jaoks ma arvan, et isegi nagu leiaks seda materjali, mille põhjalt nagu case-studysid teha, aga see eeldabki nagu seda, et kuskilt peaks tulema sihuke väga hea ja helde tugi, mis aitaks nagu selle esimese ponnistuse ära teha, et mille pealt nagu vaadata, sest et praegult ilmselt ongi see sama määramatus ka, et isegi kui oleks tahtmist teha, siis kellelgi ei ole ka nagu väga head ülevaadet, et mis see nagu ressursi mõttes üldse nagu kaasa toob. Ressursi mõttes nagu puhtalt rahaline, et palju see maksab? Jah, kuni selleni välja, et tõesti, et ma julgen üldistada, et täna meil ei ole omavalitsustes kellelgi olemas
vaba inimest, kes saaks võtta endale niisuguse suure teema, et ma nüüd hakkan sellega tegelema, seda teadvustama, leidma endale seda võimalikku objekti, kus seda rakendada, leida neid inimesi. Ühesõnaga, see on ikkagi niisugune, noh, see on nagu täitsa niisugune töömaht, millel oleks vaja oma projektijuhti ja juba niisuguse projektijuhi palgal hoidmine keskmisele Eesti omavalitsusele on tegelikult niisugune kulu, mida ta naljalt ei tee. Et kui alustada sellest, et mõnest meetmest oleks võimalik palgata endale projektijuht, kes sellega aktiivselt tegeleb, kaardistab ära võimalused ja leiab selle võimaliku objekti ja võimaliku kogukonna, kes oleks ka nõus kaasa tulema. Et siis sealt juba järgmist projekti kirjutada ja nii edasi, see oleks väga hea alguspunkt, ma arvan. Kui ideaalmaailmas elada, lihtsalt küsin tunnetust, et kas oleks mõistlik jääda nii-öelda, kuna kogukonna energeetika printsiibis on selline alt üles, bottom up. Kas jääme ootama, mil kogukonnad ärkavad ja hakkavad teemadega tulema ja siis KOV on igati avatud nende teemadega tegelemast või me peaksime natuke nügima seda teemat? Minu kõhutunne ütleb, et ei ole mõtet, ei ühte teistpidi nagu läheneda, et mõlemad uksed võiksid olla lahti, et võib-olla on kuskil olemas väga aktiivsed kogukonnad või mõni kogukonna liider, kes tulebki selle ideega, jookseb uksest sisse ja teeme. Ja KOV-il on ainult seal kaasuda. Aga mõnes kohas võib vabalt olla niimoodi, et kogukond oleks printsiibis nagu valmis, aga nad ei leia endal seda liidrit, kes seda vedama hakkaks. Et seal võiks olla võimekus siis omavalitsusel aidata omalt poolt natukene sellega. Nii palju, kui mina olen KOV-e näinud, väga paljud kohaliku elu aktiivsemad inimesed on väga sageli ka KOV-is tööl ise. Et mitte just otse nii-öelda energeetika teemadel, vaid üldse aktiivsemad inimesed. Et selles mõttes ka nii-öelda kogukonna liidrid ise on juba KOV-is tööl mõnes muus ametis. Et seda niimoodi. Ka seal on kattuvus juba olemas. Või on kogukonna liidrid ise juba, kuidas öelda, kommunaalpoliitikas sees, et nad ei peagi olema omavalitsuses palgal, aga nad võivad olla seotud volikoguga, seotud valitsusega põhimõtteliselt. Ja volikogudes on kindlasti kohaliku elu liidrid kõik sees. Aktiivsed inimesed, ettevõtjad, aktivistid, et kohe kindlasti. Okay. Ühesõnaga mõlemad pidi võiks. Aga just, et see, et oleks vaja nagu väikest motivatsiooni või tuge, et just see liider käimas hoida ja et oleks keegi liider või projektijuht, kes seda tõmbaks käima. Põhimõtteliselt nii on ja seal ongi, et tegelikult seal ei ole isegi enam võib-olla väga suurt vahet, et kas see liider on seal kogukonnas või omavalitsuses. See projektiraha pakutakse mõnele kogukonna MTÜ-le, kes tahab sellega tegeleda või see projektiraha pakutakse nagu omavalitsusele. Aga et emas kummas võiks ta nagu olla, sest et olles ise täpselt samamoodi aktiivne kogukonna liige ja kommunaalpoliitikas sees, eks ju, et see sama kaasus, siis ma näengi, et tegelikult väga palju nendest uutest teemadest, mida oleks vaja tegeleda, sumbuvadki sinna, et meil ei ole täna projektijuhi võimekust, kes ka nagu suudaks aktiivselt otsida meetmeid ja projekte välja töötada või ühesõnaga täpselt seesama, et hoida seda asja nagu töös. Sest et olemasoleval ametnikkonnal kipub see nagu laua nurga peale jääma, sest et tema ressurss on juba muud moodi planeeritud. Ja võib-olla ongi, et võib-olla need asjad oleks kõik nagu tehtavad, aga nad kipuvad lihtsalt sumbuma sellesse, et see argirutiini või argimahtu nagu. Eks ta paraku olemata uus teema, otseselt kellegi laual veel ei ole, aga kuidas ta lauale tuleb, see ongi see algusjärk. Aga väga hea. Väga hea. Panin siia slaidile kirja, kuidas kogu kohalik omavalitsus hetkel toimetab, on see, et ta valdavalt käib seda läbi kliimaenergia strateegiate, kliimaenergia kavade ja siis ka läbi kohalike üldplaneeringute.
et hetkel väga paljudes valdavas osas Eesti omavalitsustes hakkab või on juba käimas üldplaneeringute värskendamine. Et nendes on väga paljudes kirjas ka taastuvenergia peatükk. Et selles mõttes sealt kaudu ta juba nii-öelda KOV-ide laual on. Kas korra juba jutt läkski selle peale, et pole nagu koha peal inimest, kes selle teemaga tegeleks, aga kas lihtsalt hüpoteesina viskan välja, et kas teil on olemas koht näiteks, kuhu helistada või kellelt nõu küsida, kui sellel teemal tahaks hakata toimetama? Mis teil esimene reaktsioon on? Kui keegi ütleb, et me võiks KOV-is hakata taastuvenergiaga ja energiakogukondadega tegelema, kellele ma helistan? Mis see esmane reaktsioon on? Tõenäoliselt mina oleks hakanud jooksma, kas siis tõesti meie puhul on Tartu regionaalne see energiaagentuur, eks ju, et mis oleks lihtsalt kõhutunde pealt ilma süvenemata. Ilmselt esimene süke osapool või siis teine moment ongi, et hakata ministeeriumi poole vaatama, et kas sealt soovitatakse kedagi, kes sellega tegeleb. Ega ma natuke testisingi seda, et kuidas näiteks see telefonitegevus on, et siis teab, et kust nagu KOV hakkab abi otsima, et siis need kohad peaksid andma vastuse. Nad peaksidki ta suunama õigesse kohta või andma ise vastuse. Selles mõttes mulle väga meeldis see, et TREA välja käisite, sest see ongi nagu TREA põhiülesanne sellise teemaga tegeleda. Esimene reaktsioon oli nagu õige, et sealt saabki järgmisteks sammudeks infot. Aga kindlasti Kristjan ministeeriumi poolt saad ilusti kohe sisse tulla. Jah, ministeeriumi poolt ma nagu tahangi seda öelda, et eelmises seal sessioonis ka oli nende hangete küsimus ja mina sain küll nagu motivatsiooni juurde, aga ma ei saanud küll tagasisidet, ütleme KOV-i tasandil, et kas see idee oli nagu lendas, et ministeerium ei taha nagu siin riigi vaatest nagu seda kogukonna energeetika teemat nagu nii-öelda suruda ja kuidagi eesmärgistada midagi nii, sellepärast, et muidu ta nagu kaotab oma selle nagu kogukondliku loogika, on ju, et kogukond on vabatahtlik, inimesed peavad tahtma teha, neil peab olema oskused teha, võimalused teha ja nagu nii-öelda koht, kus teha, sest meil on see pigem küsimus täna ongi see, et mis see väärtuspakkumine siis ikkagi on, et miks ei või OÜ teha ja minust väga hästi tuleb siin Märdi jutust ka välja, et ikkagi ja üldse, et ei peagi, iga inimene ei pea oma OÜ tegema ja pigem ongi see kogukondlik, et üks eest veab eest ja siis teised nii-öelda usaldavad ja teevad nii-öelda tulevad kaasa ja panustavad. Aga see on üks teema ja teine, mis siis tuli see välja, et kuidas neid nii-öelda KOV-i poolt võimaldada selliseid projekte nii-öelda ilusti samadel tingimustel teha, on see, et ikkagi kehtestada selliseid nagu sotsiaalseid tingimusi, et kui nüüd linn annab mingisuguse ala päiksepargi tegemiseks ja teeb avatud hanke, siis määratagi sinna nagu sellised tingimused, kus on määratud elektri hind, millega nii-öelda linn ostab elektrit näiteks sealt tagasi, B, et seal ümbruskaudne seltskond, nagu on see kohaliku kasuinstrument tuulikute puhul, aga sarnast loogikat on võimalik kasutada ka päikesepaneelide puhul ehk tuua see sotsiaalne mõõde ja see nagu peletab sellised nii-öelda suured OÜ-d võib-olla natuke eemal, et kes ei taha sellist sotsiaalset tasapinda tekitada, aga kui sellised tingimused kehtestada, siis ju võiks täiesti olla nii, et kõik energiaühistu nii-öelda Märdi poolt ja muud kogukondlikud energeetikaprojektid nagu võiksid nagu saada seal eelise, sest ja samas, kui tulebki suurem ettevõte, teeb seda kogukondlikku, ütleme, pakub samamoodi kogukonnale seda raha tagasi või seda odavat elektrit, et siis ta ei ole ka ju vale tegelikult, et siis nad panustavadki sinna nagu seatud eesmärki. Nii et me ütleme, ja siis viimaseks, et mis see ministeeriumi poolt meie vaatame,
tahakski nagu näha, et tekiksid mingisugused pilootprojektid, et keegi veaks eest. Praegu Märt ja Tread seda kenalt teevad ja Tartu, Tallinn ja Lääne-Harju vald ikkagi ka nagu panustavad seal, et tekiks mingisugune teatud kogus piloote. Meil tekib selge arusaam, missugused mudelid võiksid toimida ja siis me saame nagu vaadata seda, et kuule, missugust nuge siis nagu vaja on, et kas on teadustuskampaaniat vaja või jah, teadlikkust tõsta või midagi sellist, aga ma nüüd jaurasin päris palju, vabandan omalt poolt. Aga loodan, et see mõte nagu, et kehtestada neid hankes, neid sotsiaalseid tingimusi, mida Keskkonnaministeeriumist nagu öeldi, et see on nagu võimalik, siis see võiks olla tee, mida nagu, ma tean, et viimastel kohtumistel ei ole rakendatud, et siis on nii-öelda tagatud see eesmärk ja me oleme avatud kõikidele nii-öelda osapooltele ikkagi. Ei tänud, Kristjan, et selles mõttes tõesti, et ma julgen ka öelda, et eesmärk ongi siin mõned piloodid lihtsalt käima lükata, et õppida töö käigus ja siis teha neid valmis asju veel paremaks, et KOV-idele tekiks nii-öelda pretsedent, millest õppida ja mida enda juures ka rakendama hakata. Ütlen see vahele, et selle hangetega oleme jõudnud sinnamaani, et need hanked on enamasti olnud hinnapõhised ja teine eesmärk on olnud see, et kõik, kes soovivad, saavad osaleda, et osalemisel ei saa seada piiranguid, et ei saa ühte eelistada, et Kristjan, sa tõid välja, mis see täpne termin oli, sotsiaalsed tingimused hangetes. Et see on huvitav asi, et kui me selle asja nagu paika saame, et näiteks, et kohaliku omavalitsuse katusel oleva pargi loomise eesmärk on see, et kuidas kaasata kohalikku kogukonda, mitte otseselt energiakulude alandamine ja KOV-ile tulu toomine, vaid et kuidas need sotsiaalsed hanketingimused esile tuua, et ma hea meelega jätaks selle nii-öelda avatud küsimusena siia meie töörühma üles, et kui me jõuame. Ma arvan, see on hea mõte ja Märt, seal Keskkonnaministeeriumi need esinejad, ütlen lihtsalt infoks, et nendega võiksime siis ka mingisuguse kohtumise teha, et ma arvan, nende poolt võiks väga hea sisend tulla, et kuidas nagu KOV-idele ka lõpuks siis nii-öelda see üks võimalik raamistik ette nagu pakkuda, et võimalus on nii ja siis kas see pakub huvi kohalikele kogukonnale või mitte, siis see ongi nii-öelda küsimus kohalikule kogukonnale. Jah. Ei täitsa nõus, et meil siin eelmistes töörühmades tuli ka välja, et tahaks teha, hea meelega võtaks natuke šnitti nendelt, kes on juba teinud, et õppida, kohandada enda omavalitsusele, et selles mõttes. Kristjan, ma natuke panen su surve alla, pead aitama me need piloodid lihtsalt ära teha. Aga okei. Ma võin pilootide kohta nii palju öelda, et mul on piloodi võimalus tagataskus olemas või see võimalik lahendus on tagataskus olemas, kus saaks KOV teha. Meil on potentsiaalne ala, potentsiaalsed liitujad või hooned, mida võiks nagu liita. Andke meile natukene tuge ja lükkame käima. Ma kahjuks ei näe nime ja kohta, kust pärit olete. Äkki saate mulle öelda, ma hea meelega pärast räägiks. Viljandi linnast Tiitmäe Martinsel, et me võime suhelda pärast eraviisiliselt ja veel edasi. Aga tõesti, mul on Kuklas tegelikult juba vähemalt aasta olnud üks projekt küll Viljandi linnas, kus oleks täiesti võimalik 3 osapoolt, kogukond, ettevõtjad ja KOV liita üheks potentsiaalseks energiakogukonnaks, et on täiesti nagu mõte olemas. Vaja lihtsalt ongi täpselt tegelikult seisnud täpselt selle taga, et ei ole ressurssi seda mingist otsast nagu nokkima hakata ja lahendusi otsima hakata. Mul aga selles mõttes pool lubadus minu poolt antud, et ma hea meelega kuulaks ära, mis ta on. Ja hakkame liikvele, et ma siin edaspidi räägin ka seda, mida Tartu linn on teinud ja Tallinn, et hüppame rongi peale, mida rohkem meid liigub, seda kiiremini me esimesed valmis saame. Sest kui üks selle valmis saab, siis teistel on oluliselt lihtsam edasi minna. Ja lisan kindlasti veel juurde, et kindlasti võib selle Elektrilevi loogika ka võtma, et sageli me kipume võtma seda ühte projekti nagu ühe liitumispunkti taustal, et on nagu mingisugune tootmisüksus ja siis kuskil on üks liitumispunkt. Aga samas kortermajade puhul ka on sageli see, et
ehk siis nii-öelda see park, mis on kortermajale pandud, on liidetud siis sellesse üldmõõturisse või üldliitumispunkti ja kui see sama kortermaja ostab elektrit, siis mingil põhjusel siis nemad maksavad ikka seda võrgutasu, kuigi see, ütleme, suvel see elekter tuleb otse katuselt nende arvestisse. Aga see on puhtalt nagu sihuke tehniline aspekt, millest sageli võib-olla ei teata või ei osata nagu koheselt võtta, aga sellest tuleb nagu see otsene kasu, ehk seal on see mikrovõrk on nagu see märksõna, et ja kui kellelgi on huvi, siis ma ka hea meelega olen nõus nagu kaasas olema, et ma riigi poolt, praegu ministeeriumi poolt me nagu juhtrolli ei võta siin, tahakski, et keegi teeb, aga samas ma omalt poolt saan ka lubada, et ma saan olla kaasatud dialoogidesse, vestlustesse ja kui ma näen, et kuskil on vaja mingit korraldada, kas Keskkonnaministeeriumi inimestega kohtumist või RAM-iga, et siis ma hea meelega nagu kaasan nagu sellel toetada ja seda probleemi osa lahendada, mis on just riigi osas nagu vaja, et kohalikule tasandile ei tahaks trükida ja sinna eestvedamisse, aga toetavana olen kindlasti olemas. Ma remargi korras ütlen vahele, et korteriühistutel selle elektri ühisostu peale minna on tänapäeval juba lihtne, kõiki arvesteid välja vahetama ei pea, see ei tule ka nii-öelda tehniliselt oluliselt kallim. Ja üks hea uudis on see, et korteriühistute keskliit võttis ametisse energianõuniku. Just, et korteriühistud saaksid seda nõu konkreetselt tehnilist, kuidas neid asju teha, nii et selles mõttes on seal juba ilusti tugi olemas. Et korteriühistud liiguvad väga heas rütmis. Võib-olla nüüd ongi hea tagasipõrge minu esitluse algusesse, et jätsin mainimata, et tegelikult ju korteriühistud kui sellised, kui nad tegelevad taastuvenergia tootmisega enda pinnal, siis nad tegelikult ongi juba energiaühistu või siis energiakogukond. Ainus on see, et nad tegutsevad oma maja piires, oma korteriühistu piires. Nii et selles mõttes võib öelda, et meil on energiakogukondasid juba arvukalt. Aga kuhu tahaks jõuda, et me saaks need kortermajad, kes oma katusel toodavad, ka omavahel koostööd panna tegema. Et 2 korteriühistut on kõrvuti, et kuidas nad koos saaksid toota. Et see võiks olla nii-öelda see ülesanne, mis me järgmisena lahendama peame. Et korteriühistute keskliidu abiga kõik kortermajad ilusti vaikselt panevad oma neid parke peale, et see protsess läheb väga hästi edasi. Et seda ei ole vaja. Aga siin lisangi, et see ongi see mikrovõrgu mõte ja ma olen Elektrileviga seda teemat puudutanud, et see olekski nagu see, mida nemad ka näevad väärtusena, et kui sul on ühe alajaama taga näiteks mingi 3, 4, 5 kortermaja ja nende kuskil sinna vahe, kas nende katustele või seal vahel kuskil on mingi park, mis siis nagu toodab nagu rohkem, siis on võimalik nagu seda olemasolevat alajaamast edasi olevat võrku, siis mis ühendab neid kõiki kortermaju, ka mingisugune piloot välja töödelda, et siis ka see võrgutasu oleks nii-öelda selles väikses võrgu osas nagu nii-öelda minimaliseeritud või vähendatud, sest Elektrilevi jaoks on siis see võrgu kvaliteet või nii-öelda see, nemad saavad kuidagi seda vist, ma saan aru, võimsust ka nagu suurendada siis nii-öelda muudes kohtades, et kui see selliselt lahendatud on, ehk siis jah, et kui sellist tehnilist tuge ja seda on vaja, siis sellel teemal kindlasti võib meie poole pöörduda. Ma kindlasti, Kristjan, peale esitlust pöördun su poole, sest mul on paar kogukonda, kes on isegi ja mikrovõrgu teemal juba oskavad küsida. Et selles mõttes võib-olla sealt saame mõne piloodi kätte. Kasutan võimalust ja kasutan su lubaduse poolelt ära. Aga olgu, et üks asi, mille ma välja tooks, on see, et väga paljud energiakogukonnad, kodanikud, alustavad õhinapõhiselt. Neil on hea idee, nad soovivad seda teha, aga paraku vaata, nende liidrid ei ole tasustatud, see ongi kogukonna liikumine ja kui nad KOV-iga suhtlevad, siis väga oluline on see, et KOV tuleks teemaga kaasa ja annaks selgeid signaale, et kes mida teeb ja mis ajaks. Sest puht inimlikult jõuaks asjad liikvele panna ennem, kui kogukonna ind või initsiatiiv langeb. Et selles mõttes KOV-i poolt kindlasti, et
teemaga kaasa tulla, kui kohalikud elanikud juba ise on initsiatiivi üles võtnud, et kindlasti, et mitte lasta sellel kogukondlikul initsiatiivil raugeda. Juba väga sujuvalt läks eelmise slaidi juures jutt, et kuidas panna korteriühistud omavahel koostööd tegema. Üks näide on Tallinnas Kalda tänav 64 ja 60, 2 kortermaja, üks toodab soojust ka teisele kortermajale. Et just selliste lahendusteni või kaasusteni me peaks jõudma, kus näiteks puude varjus olev kortermaja ise taastuvenergiat toosta ei saa, aga kõrval olev lagedal olev kortermaja müüb siis ülejääva elektri metsaveeres olevale majale. Et eks see Kalda tänava maja suur vedamine on see, et nende korteriühistu esimees on elupõline insener ja sellisele tehnoloogilisele teadmisele, ettevõtlikkusele see maja õnneks ongi meil nii-öelda siin piloodina ees. Aga just, et sellised head eestvedajad annavad meile näited, et kõik on võimalik, isegi juba praegu. Kogukonna energeetika jaoks võib kasutada kõiki juriidilisi vorme. Olenevalt siis kogukonna pargi eesmärgist ja vajadusest. Valdavalt kasutatakse ühistulist vormi. Just sellepärast, et hoida seda demokraatlikku printsiipi, et kõik soovijad saaksid osaleda. Ja põhimõttega üks inimene, üks hääl vaatamata rahalisele panusele. Et saaksid kõik kogukonna liikmed osaleda. Aga samas näiteks võiks tuua näite, kus energiakogukonna või taastuvenergiapargis on 2 osapoolt, kohalik omavalitsus ja kohalik MTÜ, kes moodustavad päikesepargi OÜ 2 peale. Ka see on energiakogukond. Lihtsalt tundub mõistlik kasutada selles pargis OÜ formaati. Et kui kogukonna parki hakata rajama või planeerima, siis ma arvan, et polegi mõtet alguses keskenduda, millises ta juriidilises vormis on, vaid et miks me seda teeme, kes on osapooled ja siis valida see juriidiline vorm, mis aitab meil seda eesmärki saavutada. Valdavalt kasutatakse ühistulist vormi, aga ma ütlen, et see ei peaks olema nii-öelda kivisse raiutud. Võib kasutada ka teisi. Ja kogukonna liikmed juba mitu korda öeldud, võivad olla nii eraisikud, kodanikud, kohalikud ettevõtted kui ka kohalikud omavalitsused. Kuna sisuliselt on 3 väga erinevat osapoolt, siis selle sobiliku juriidiline vorm, see sõltub sellest, kes osalised on. Energiakogukonna loomisel soovitan alguses teha kuidas seda nimetada, koostöö kokkulepe. Peenelt öeldes ühiste kavatsuste protokoll. Või siis eesmärk oleks see, et miks me seda teeme, kes on osalised ja kes teeb kohe alguses. Sest häda on selles, et ühte taastuvenergiaparki ei saa kokku panna kõike plusse. Ehk siis ühes kohas me ei saavuta odavat elektri hinda, rohkem taastuvenergiat, kõik saavad osaleda, kõik saavad kohe välja astuda, kui ei taha, ja siis ka energiavaesuse likvideerime ära. Et väga raske on kõike head ühte projekti kokku panna. Et võib täitsa juhtuda, et energiakulude kokkuhoiuks tehakse kohaliku omavalitsuse katusele taastuvenergiapark, et kohalik omavalitsus toodab ise energiat ja hoiab kokku. Kogukonna liikmetele energia hinna alandamiseks tehakse elumajade vahele päikesepark, kus nad saavad otse elektrit tarbida ja nii edasi. Ehk siis, et kõike head ühte projekti panna ei saa. Et väga palju, kui ma olen käinud kogukonna
seminaridel, töötubades, siis küsimus saalist on, et kuidas mina oma elektriarvet siis odavamaks saan. Paraku pean sageli ütlema, et kui teeme kogukonna pargi, siis võib juhtuda, et teie konkreetselt omas majas, omas korteris elektriarvet kohe odavamaks ei saagi. Aga samas võimalus kogukonna pargis osaledes te teenite lisatulu. See on teie kasu saamine sellest taastuvenergias osalemisest. Selleks, et oma enda isiklikku elektriarvet alla saada, kõige lihtsam enda majapidamises ise leida taastuvenergia lahendus. Et kogukonna energeetika põhimõte on leida sellised ühised pinnad, kus ühiselt kasu saada. Ja see otseselt ei pruugigi kohe iga indiviidi enda elektriarvel kajastuda, vaid pigem kogukonna kasuna tuleb välja. Kõike korraga ei saa. Kogukonna asutamine, ütleme nii, et see on protsess, see on teekond, aga see ei ole kaootiline, vaid see on väga lihtsasti võimalik ka nii-öelda juppideks panna. Mida me teeme, mis on vaja saavutada, et seda saab ka väga lihtsalt projekti juhtimisena läbi viia. Et kuidas jõuda kogukonna pargini. Et see slaid jääb teil kaasa, et millest see koosneb. On eraldi etapid ja sealt saab siis hinnata, kus faasis me konkreetselt oleme. Ja kui kogukonnas on nii kohalik omavalitsus kui elanikud, siis et kes mida teeb. Hea näide, kuidas kohalik omavalitsus saab sellele teemale kaasa aidata. Erki Ruuben Lääne-Harju vallast istus just siinsamas eelmises töörühmas ja olen väga tänulik sellele Lääne-Harju vallavalitsusele, kes on just olnud pigem selline aktiivne, tagant tõukav, nügiv kohalik omavalitsus roheenergia teemadega tegelemisel. Et lihtsalt näidiseks, et 20. oktoobril püstitasime hüpoteesi, et mis siis, kui näiteks Laulasmaa kooli katusele teha kogukondlik päikeseenergiapark. Ja kutsusime kokku kohalikud inimesed, tutvustasime ideed, nägime esmast reaktsiooni, mida nad arvavad, kas pooldavad, mis on küsimused. Me kogunesime Laulasmaa spa saalis, sest Laulasmaa spa asub kõrvalkrundil, kooli kõrvalkrundil. Ja hea näide oli see, et Laulasmaa spa ise on mändide vahel ja paraku neil endal lihtsalt ei ole võimalik toota nii palju taastuvenergiat, kui nad tahaksid. Samas suve ajal, kui kool on kinni, juuni, juuli, august, saaks just naaberkrundil kooli katusel vajaminevat taastuvenergiat toota. Ehk siis hea näide, kus kohalik ettevõte oli huvitatud sellest, et mis võimalused avanevad, kui kooli katusel toota. Suve ajal, kui energiat tuleb ja kooli ei ole, see energia ei lähe kaotsi, vaid see müüakse kõrvalasuvale ettevõttele. Tekkis selline hea kogukondliku energiatootmise juhtum. Tunnistan, me hetkel oleme Erkiga selles faasis, kus püüame leida seda õiget juriidilist lahendust, ehk see sama, mis korraga läbi käis, et kuidas sellest hangete teemast mööda saada. See on see, kus tuleks leida nüüd selline hea lahendus kogu Eestile, et kuidas me sellistes olukordades toimetada saaksime. Lihtne lahendus, mis ka hetkel toimib, on anda kooli katus lihtsalt kellegile rendile. Kuulutad välja hanke, tehke pakkumised, kes võtab kooli katuse rendile. See skeem on olemas. Sellega ei olegi vaja tegeleda. Ainus asi, et kuidas me saaksime anda võimaluse kohalikule kogukonnale seal osaleda. Sest hetkel, kui hange korraldada, siis
kohalikul kogukonnal punkt 1 esiteks sellel ühistul ei ole majanduslikku ajalugu. Ühistu ei ole varasemalt tegelenud elektri tootmisega. Ühistul ei ole palgal ühtegi elektriinseneri. Ehk siis väga raske on kvalifitseeruda sellisel hankele, kui Valdo hakkab ostma elektrit. Et las ta jääda avatud küsimusena siia. Me hetkel ponnistame nii Tartu linna kui Tallinnaga, et leida nagu need võimalik hea juriidiline lahendus, kuidas see kõik saaks nagu toimida. Aga tulles tagasi Laulasmaa näitele, et osalejate arv oli, ütlen, soliidne. See näitab seda, et inimesi see teema huvitab. Väga paljud on nõus panustama, soovivad panustada. Et kui me nüüd leiame siin selle õige formaadi, siis see oli küll signaal, et kogukonnad on valmis neid teemasid läbi mõtlema ja osalema. TREA ise väga aktiivselt juba 10 aastat koostöös Tartu linnaga otsib lahendusi, teeb koolituspäevasid ja TREA on olnud väga aktiivne ka nende kohalike omavalitsuste energia- ja kliimakavade koostamisel. Ehk TREA on hetkel Eestis ainuke one-stop shop, kus selle info kõik kätte saab. Et siin eelmisest töörühmast tuli välja ka idee, TREA peaks tegema filiaalid igasse maakonda. Soov on olemas. Ja TREA-l on hetkel töös konkreetse kogukonnapargi rajamine Annelinnas ühe lasteaia katusele, kus energiaühistu vormis saavad pargis osaleda kogukonna liikmed. Et väga hea initsiatiiv. Ma väga loodan, et sealt tuleb ka töötav mudel, mida siis kõikides teistes omavalitsustes saab järgi teha. Ka Tallinna linn toimetab samal teemal ja 3 pilootprojekti näitel püüab leida seda formaati, kuidas seda teha, kuidas reaalselt see asi tööle panna nii, et kogukonna liikmed saavad panustada ja linn saab taastuva energia enda katustele, aga samas ei pea kinni panema enda eelarvelisi vahendeid, mida saaks kasutada kas või õpetajate palkadeks selle asemel, et panna seda raha paneelide alla. Ja mis siis ikka, näitangi ühte näidet Šotimaalt, et me ei leiuta jalgratast. Need skeemid on mujal riikides juba kasutusel, toimivad. Meil lihtsalt tuleb leida vorm, et kuidas me Eestis saaksime neid samu asju ka siin ellu viia ja kasutada. Tuleb tunnistada, et ka Lääne-Euroopas aastakümneid on kogukonna energeetikud peamiselt tehtud tuuleenergiast tuulikutega, aga just viimasel 2-3 aastal, kui päikesepaneelid on läinud jõukohaseks. Nad on rahaliselt juba nii-öelda kättesaadavad nii kogukondadele kui omavalitsustele, siis nüüd on just päikesepaneelidel põhinev taastuvenergia tootmine just sellises tiheasustusega piirkondades, suurtes linnades päris kiiresti areneb. Kust saada lisainfot? Ja siis, kuidas läbi viia kogukonna energeetikapäev enda omavalitsuses. Siin slaidil on nii-öelda ideaal. Kui te vaatate seda, öelge mulle, mis on siit puudu. Või siis öelge, mida ei peaks tegema. Mis on siit puudu, mis on siin üleliigset.
või ei peakski sellist kogukonna energeetikapäeva tegema. Sellisel juhul, kui omavalitsus valib passiivse kaasaliikuja rolli, võib ka nii. Ma ise ühe asja toon välja, mida ma tegelikult kogukonna energeetikapäevadel näinud ei ole, on see, et ei ole kutsutud noorteühendusi osalema. Et mida kohalikud noored sellest teemast arvavad, mida nemad näha tahaksid. Valdavalt on saalis 40+ inimesed. Aga taastuvenergeetika on ju tuleviku asi, see on noortele suunatud asi, et mida nemad asjast arvavad, kuidas nemad tahaksid, mida nemad näeksid, kuidas seal kohalikus omavalitsuses need asjad käia võiksid. Et soovitan kindlasti ka noored kaasa võtta. See on nende tulevik. Ja kindlasti lõpus kogukondlik piknik, grillimine ja piruka söömine. See liidab inimesi. See käib juba nii-öelda sotsiaalteaduste alla. Kuidas saavutada see, et inimesed tuleksid kokku ja tunneksid ennast hästi. Mul oli hea kogemus, ma juba mainisin ka Lääne-Harju vallas see Laulasmaa kogukonna energeetikapäev. See sujus väga hästi täpselt samamoodi, et esindatud olid osapooled, kes oleksid võimalikud kaasujad. Ja oli diskussioon ja pärast ka selline tund-poolteist arutelu. Et kõik toimis. Et võib-olla isegi, et mitte kohe tulla lagedale võimalike lahendustega, vaid et pigem mida kogukond teha tahaks. Kas kogukonnal on soovi sellisteks asjadeks, et siis saab ka KOV vaimu. Kas oleks kaasatulijaid ja mida teha tahetakse? Küsin ekraanilt, et kuidas te näete, kas te olete enda omavalitsuses midagi sellist teinud ja et kas selle kokkukutsuja peaks olema initsiaator, peaks olema KOV või peaks laskma sellisel päeval sündida nii-öelda alt üles, bottom up? No kui on näha, et bottom up alt midagi ei tule, siis võiks selle tõuke anda. Väga palju asju on näha pahatihti niimoodi, et kus on sädet vaja. Seda sädet alt ei tule, siis tuleb see säde anda mujalt. Kui see soov on nagu olemas. Ja selle jaoks peab ka KOV-is olema inimene, kes näeb seda vajadust. Ega sealt ka muidu seda sädet ei tule. Kas piisab see, kui vallavanem või abivallavanem seda sädet näeb? Ja siis ta nii-öelda haarab sellest kinni ja lükkab käima. No, parem on, mida kõrgemal see säde on, seda parem on. Ja. Sest aus vastus on ju see, et ega meil kogukonna energeetika või isegi energiaspetsialisti ju KOV-ides ei ole. Et ta ikkagi peab olema ametitiitliga mingi muu inimese juures, peab see säde tekkima praeguses olukorras. Et no mis mina olen näinud, kus ma olen käinud, pigem on see, et see päev on vajalik aru saamaks seda, et mida kogukond tahab, kui suur see kogukond üldse oleks, et ka KOV-i inimesed näeksid, kas ja kuidas see teema kõnetab. Et ma ise näen, et see võiks toimuda ennem. Võiks toimuda ennem, kui näiteks jõuavad teie valda tuuleenergia arendajad või päikeseenergia arendajad, et kogukond saaks selle teemaga ennast tuttavaks viia juba varem. Et mida meie oma KOV-is või oma vallas tahame näha ja kui palju. Et ei peaks hakkama reageerima, vaid omaks juba mingit vaadet, kui palju, kuhu, kellega koos. Seetõttu
ma olen saanud ainult positiivset tagasisidet nendelt päevadelt, kus mul on olnud võimalus osaleda. Aga väga hea. Arutelu küsimused tõin välja ka eraldi slaididele. Aga me oleme siin töörühmas jooksvalt nende slaidide najal ka päris mitmed küsimused juba isegi läbi käinud. Selles mõttes ma olen siin kõrvale kribanud väga palju märkmeid. Et mul selles mõttes hea kokkuvõte meie tänasest arutelust on ilusti olemas. Et need punktid, kust ja kuidas me saaksime seda kogukonna energeetikaga tegelemist KOV-idele, ma ei tea, kas tohib öelda mugavamaks teha, tuttavamaks teha, et ta ei oleks teema, mis on peale surutud, vaid et mis on meie elu tavaline osa, sellega lihtsalt tuleb tegeleda. Mina tänan osavõtu eest. Lõpuslaidil mu eluunistus on see, et ma saaksin selle pildi teha Eestis. See pilt on Iirimaalt tehtud. Aga kuidas öelda, esimese kogukonnapargi pildi tahaks teha Eestis, et siis ma hea meelega hakkas kasutama seda kõikides oma sõnavõttudes. Nii et utsitan sotsvõistlusele, kes esimese pargi ära teeb, saab pildile. Mina tänan